täna tarkas produtsent minu nina ette kõige odavama peegelkaamera, mida Eestis müüakse. Canon EOS 4000. Teeme temaga tutvust. Vast kõige lihtsam meetod kaamerat hinnata on ta ka karbist välja võtta. Poomisseade. Kulla Canon, kui palju sa suudad neid erinevaid akukorpuseid toota? See on Canon EOS 4000. Tundub täiesti normaalne peegelkaamera olevat, kuigi mida ma näen kohe on see, et see ekraan on siin sees. Võtame siia korraks 200D kõrvale. Et no jah, öö ja päev. Ma loodan, et mälukaardid on standardsed. Nupp on peal, kust me saame valida erinevaid režiime. Võtame. Nii. Võta ka. Välja teed või? Jah, ta on täitsa käepärane, ta meenutab täiesti peegelkaamerat, aga tänastele standarditele, no see lihtsalt ei allu. Ekraan on tõsine lukuauk, ekraan ei allu puudutustele, mis on kuidagi naljakas, isegi odavates kaamerates täna. See kaamera peaks olema üleminek mobiiltelefonilt. See kaamera võib-olla oleks üleminek mobiiltelefonilt, kui noored seda kasutada oskaksid. Ma olen piksleid, vaata. See on küll väga hea kvaliteediga ekraan. Pildid iseenesest on nagu okeid, aga lihtsalt see, et kas see reaalselt on ka uuendus näiteks tõesti telefoni pealt üleminekuks. Nagu kõikidel asjadel, siis tegelikult ka kaameratel on erinevad niinimetatud klassifikatsioonimeetodid. Ja loogika ütleb seda, et sul on amatööridele suunitlus, sul on prosumeritele, ehk siis nendele sihukestele kas professionaalsetele hobistidele või nendele, kellel tõesti ei ole tanki vaja, või siis tõsised professionaalid. Nii, ülemises otsas sul olid ilusad, korralikud täiskaader kaamer. Sul on seal 1D seeria, sul on 5D erinevad variatsioonid ja siis toodi sinna, et sa saaksid täiskaadri mõistliku hinnaga, toodi 6D mingi hetk. Arusaadav. Nii. Siis seal vahepeal poolkaadrina 7D seeria. Samamoodi professionaalses kestas, aga lihtsalt APS-C sensoriga. Ja siis oli seal natukest alumist otsa, 60D2 pihta. See veits segane on, aga no anname andeks, et tea, et sul ei ole 7D vaja, mis oli ikkagi tegelikult paras spordikaamera. Ja siis oli see 3-kohaliste seeria, eks. Keskmine? Jah, keskmine, mis tegelikult on siis amatöörseeria ja siis hakkas pihta. Minul oli näiteks kunagi 600D ja nüüd on olemas 200D. Ja praegu on veel 800D. No, crop-sensoriga algselt oli 7D, prosumer 60D, siis keskmine 550 ja kaamera maailmasse tulekuks 1000. Siis tuli uuendus. 7D alles, 60D sai 80D. Loogiline, jaa. Aga vahele võeti 550 asemel 800D ja 77D. Miks? Oli tarvis. Läheme sealt edasi. Lisaks tuli veel 100D ja 200D, mis asendasid 3-kohalisi. 200D on väiksem ja võimsam. Entry level toodi sisse 2000 ja 4000D. Siis 4000D on sisuliselt sama tehnika peal, mis oli 2010 aastal 550D. Ehk siis see on 10 aasta vana kaamera? Jah. Ja Canon toodab seda praegu? Alates eelmisest aastast. Miks? Canoni üks kõige suuremaid eeliseid on nende täiesti suurepärane autofookussüsteem või fookusseerimissüsteem, mis videos toimib lihtsalt. Sellel kaameral on kontrastipõhine autofookus. Ehk siis... Mitte toalpikse. Subscribe'ige, likeige, kui teile meeldib see, mida me teeme. Ei, oota, see oli vastupidi. Kui teile meeldib see, mida me teeme, siis subscribe'ige ja likeige. Koostöö kvaliteet tundub enam-vähem okei olevat, mis iganes põhjusel andis siukse. See on võrdlemisi suur, kuule, aga see on katki. Metallrõngas on puudu. Rõngas on puudu. Ma tean, et keegi ei ole nii loll või hull peast, et ta reaalselt midagi siukest teeks, aga no ma siis olen selle loll ja hull peast ja lihtsalt nagu... Mul on reaalselt tunne, et see lihtsalt nagu... Murdub ära. See murdub ära.
ma ei saa öelda, et see on kaamera, mille kohta inimene peaks isegi guugeldama ausalt öeldes. Et siin ei ole seda wow-faktorit, wow-odav. See on selline summa, mille ma lihtsalt paneks oma järgmisele telefoni eelarvel otsa ja ostaks veits parema kaameraga telefoni. Või tõesti hoiaks paar sotti veel kuskilt kokku ja ostaks näiteks EOS M50, mis on oluliselt asjalikum kaamera. Oluliselt kompaktsem, oluliselt võimekam, oluliselt paremini kokku pandud, oluliselt kiirem. Et kui see sihtrühm nüüd arvesse võtta 4000, siis ei, ma ei ole sellega nõus. Pigem on see, et võta kas või 2, hoia mille iganes pealt mõnisada eurot kokku ja võta endale kas M50 või kui sa tahad seda peeglikuju ja peeglimehhanismi, võta 200D. Need 2 kaamerat ei ole lihtsalt võrreldavad ja see, mis see mõnisada eurot sulle juurde annab, arvates sellest, et sul on korralik protsessor siin sees, sul on korralik liikuv touchscreeniga ekraan, sul on dual pixel autofookus, sul on kogu see võimekus, mida sa eeldad täna kaamerast, aga 4000 on lihtsalt, see on tegelikult ajalooline moment. Täna tuleb šampust juua, sellepärast, et meie ei suuda välja mõelda, kellele see kaamera suunatud on. Selle sama hinna eest, kui sul tõesti ei ole mitte kuskilt kokku hoida, reaalselt mitte kuskilt, siis vaata second handi. Ausalt. Tuhni natuke, see võtab aega, see on riskantsem, aga tee endale selgeks. Ja ma siiralt usun, et sa saad oluliselt võimekama kaamera selle sama raha eest, kui mitte odavamat. 4000D, sa oled kaamera, millest meie lihtsalt aru ei saa. Kui sulle meeldib, mis teeme, subscribe'i ja viska peale küsi. Taas kord see, mis ta ütles.